Tere sõbrad! Kohv on üks selline omapärane jook, et ta on ühtpidi justkui väga lihtne valmistada. Kohvipuru tassi põhja ja vesi peale ongi valmis ja teistpidi võib võtta hoopis hirmkalli mitmeid tuhandeid eurosid maksva masina ja sellega siis teha mingeid imeasju. Ja just nimelt nendest masinatest meil ongi plaanis rääkida, aga kui me hakkasime kogu seda temaatikat nii-öelda läbi käima, mis ja kuidas, siis sai selgeks, et tegelikult on kogu see kohvi teema ikka nii massiivne, et alustama peab just nimelt sellest, kuidas see kohv üleüldse jõuab siia poelettidele ja mis on need liigid ja nii edasi ja nii edasi. Ja täna oleme tulnud Rocca al Mare Euronixi kohvinurka ja minu kõrval seisab Jura müügijuht Ott, kes teab siis kohvi saladustest algusest peale kõike, et millest see kohvi üldse algab, mis jook see selline on ja kuidas see üldse siis siia pakki jõuab. Kui täiesti otsast rääkima hakata, siis kohv suure tõenäosusega avastati Etioopias. Aasta siis oli umbes 1100 ja selline piirkond nagu Kaffa. Ja tõenäoliselt sellest on siis ka väga paljudes keeltes see sama sõna tüvi jäänud. Kohv, kohvi ja nii edasi. Nüüd sellest, kuidas kohv avastati, on ka hästi palju erinevaid ja põnevaid legende. Võib-olla kõige levinum neist on kitsekarjus Kaldist, kes karjatas selle Etioopia platoode peal oma kitsi. Avastas, et kitsekesed söövad kohvimarju, muutuvad selle läbi elavamaks ja erksamaks ning proovis ka ise järgi. Sõi marju. Tol hetkel kohvi joogina kindlasti ei tuntud. See kõik tuli palju hiljem. Kuid sealt edasi ilmselt söödi neid marju ka lõkke ääres, sülitati marjad lõppkokkuvõttes lõkkele piisavalt lähedale, mille peale need hakkasid siis sellist mõnusat ja huvitavat aroomi tekitama. Okay. Nii et kohvi oma olemus ongi marjad eelkõige, kohvimarjad. Just, nimetatakse kohvikirss. Okay. Kuigi mõnes mõttes mari kirssi meenutab, mõnes mõttes ka mitte, et oma viljaliha poolest võib-olla meie inimestele meenutab ta rohkem pohla. Aga on täiesti söödav mari, pukas magusa maitsega. Et see, mis seal ümber on, põhimõtteliselt ei olegi oluline. Oluline see, mis seal sees ikkagi. Täpselt. See nii-öelda kirsikivi või siis kohviseeme on see kohviuba. Just. Kohviube kultiveeritavaid on siis kahte liiki. On Coffea arabica ehk arabica kohviuba ja Coffea canephora ehk siis robusta kohviuba. Need on põhilised liigid. Neil omakorda on hästi palju alamliike, mida tõenäoliselt poodi minnes kuskilt kohvipakilt ei leia. Tegelikult, mis kohvide puhul määravaks saab, on väga palju erinevaid nüansse. Alates sellest, kus see kohvi taim on kasvanud, kuidas on seda täpselt kasvatatud, kuidas on toimunud saagikoristus, kas seda on siis esiteks kas korjatud käsitsi või masinatega. Ning kui me võtame käsitsi korjamise, siis seal on samamoodi kaks erinevat meetodit. On noppimine ja on rebimine, mis kõik mõjutab lõppkokkuvõttes seda maitset. See tundub muidugi müstiline, et kui oluline on see nii-öelda kivi, mis seal sees on. No, kirss on ikka kirss, kas rebid või nopid või? Jah, aga kas sa rebid ainult kõige küpsemad marjad või sa rebid sealt korraga sekka ka toored marjad ja üleküpsed marjad? Okei, et see mõjutab ka seda sisu, mis seal on, siis see marja küpsusaste. Absoluutselt. Nüüd sealt edasi, kui saak on koristatud, siis tuleb see kohviuba kohvimarja seest kätte saada. Jälle kaks, tegelikult isegi 3 erinevat moodust selleks. Üks on siis pesemine ehk märgtöötlus, kus spetsiaalsete masinatega lõhutakse kest viljaliha kohvioa ümbert ära ja peale seda pannakse kohvimarjad või siis oad likku 78 tunniks, peale mida kohviuba laseb viljalihast lahti. Järgmine viis, mis on väga populaarne näiteks Brasiilias,
kes on siis maailma kõige suurem kohvitootjariik, on poolpesu, kus samamoodi nende samade masinatega lõhutakse kest kohvioa ümber ära, sinna jääb see viljaliha ümber ning koos selle viljalihaga pannakse kohvioad kuivama. Aha. Ning kolmas variant on siis kuivtöötlus ehk naturaalne kohviuba on tulemuseks. Seal toimub siis töötlemine selliselt, et kohvikirsid kogu täiega laotatakse platsidele või lavadele laiali. Kuivatatakse neid päikese käes 2 nädalat, aeg-ajalt segatakse, et kõik kohvimarjad saaksid enam-vähem ühtlaselt valgust ning hiljem siis masinatega lõhutakse see kestselt ümbert ära. Praktika on küll selline, et enamasti suurte tootjate puhul töötlemine sinnamaani, et me saaksime kätte rohelise kohvioa, toimub kohvi kasvatavas riigis. Nüüd sealt edasi transporditakse rohelised kohvioad siis kohvi röstivasse riiki. Kui me võtame näiteks Lavazza, siis Lavazza röstib kõik oma kohvioad Itaalias, Torino lähistel. Ja röstimisel on siis jällegi laias laastus kahte meetodit. On traditsiooniline röstimine, mis toimub siis trummelrösti meetodil, kus need röstitavad kogused reeglina ei ole väga suured. See on pigem selline käsitöö. Ja teine süsteem on siis kuuma õhu konvektsioonröster. See on nüüd puhtalt selline väga tööstuslik meetod, kuidas kohvi röstitakse siis kuuma õhu toimel. Selle röstimisjutu jätkuks, kus juures võibki kohe vaadata, kuidas siin Eestis koha peal rohelisest kohvioast siis tehakse pruun kohvioba. Et nüüd me oleme ühe masina juures, mis asja teeb. No mis masin see on selline? Selle näol on tegemist traditsioonilise röstimismeetodiga ehk trummelrösteriga. Selle masina töö põhimõte on natukene sarnane pesumasinaga. Meil on trummel, mis käib ringi ja mille seinu köetakse alt poolt. Ning seinaga kokku puutes olles kohviuba läheb pruuniks. No nüüd, kui ikkagi jõuda nagu inimesele arusaadavale tasandile, et siis need röstimisastmed mõjutavad nüüd seda kohvimaitset siis nagu kõige otsesemalt või? Et kas selle järgi siis nüüd liigitame me lõpuks midagi poeriiulil? Seda on tihtipeale röstijad märgivad ära ka oma kohvipakkidele, et millise röstimisastmega see kohv on. Ja üldiselt on niimoodi, et mida heledam röstimisaste, seda pehmem see maitse on ja mida tumedam röstimisaste, seda tummisem ja selline tugevam see kohvimaitse jääb. Kui me võtame siit näiteks Melita Bella Crema Speciale, siis siin on ära märgitud selline 5. skaala. Aha. Ja selle röstimisaste on 2. astme juures. Ta on suhteliselt hele uba. Aha, et nagu 5 on seda skaalat üldse, kus ta saab nagu olla. No siin mingit standardit ju ometi ei ole, eks. Et see on nagu iga tootja suhteliselt suva, eks ole, kuhu ta selle 1 paneb ja kuhu ta 5 paneb. On ju, siin sellist üheselt määratud skaalat ei ole. Ja kui me võtame võrdluseks näiteks Pauligi Espresso Favorito, siis siin on samamoodi selline skaala ära märgitud. Just. Ja siin on röstimisaste 4 juures. Oad on röstitud, nad on nüüd paki sees. Nüüd on siis jälle 2 varianti või õigemini mitu varianti, et kas ma võtan kohe selle ubadega paki või siis on ju kohvi vaja jahvatada. Et see ei ole ka vist väheoluline protsess. See ei ole sugugi väheoluline protsess. Nüüd, kui me tahame saavutada endal kvaliteetset kohvi tulemust, siis alati, mida värskemalt kohv on jahvatatud, seda parem on. See on üks täisautomaatsete espressomasinate suur eeliseid, et kohv jahvatatakse igade asja jaoks värskelt ära. Okay. Kui meil sellist täisautomaatsete espressomasinat ei ole, siis on olemas eraldiseisvad veskid, millega on võimalik kohvi jahvatada. Nüüd kohvi jahvatamise puhul on hästi oluline see, et millise jahvatusastmega kohvi jahvatatakse. Kuna jällegi espressomasinatel üldiselt enamasti on üks kohviveski ja juuakse väga erinevaid kohvijooke nendega, siis tihtipeale tuleb minna natukene sellise kompromissi peale välja. Okay. Et me ei saa täiesti ideaalset espressot
ja me ei saa täiesti ideaalset tavalist musta kohvi. Aga nad on mõlemad väga head. Aga see vahe siis nagu, ütleme, et mis see jahatuse protsessi vahe see on, et kui sa ütled ideaalne, mis nagu ühel juhul on ideaalne, mis siis teisel juhul on ideaalne? Espresso meetodi puhul jahvatusaste mõjutab kohvi läbijooksu aega, vee läbijooksu aega. Ehk et see peaks olema nagu siis pisemateks tükkideks tehtud. Mida tugevamat maitset me tahame saada ja mida lühem see jook on, seda peenem peaks olema jahvatusaste. Lühem siis mida kangem, mida... Täpselt. Okei. Ja kui nüüd ise osta see jahvatusmasin, ütleme, et ma tahan nüüd ise kohvi jahvatada, et mida siis nagu seal peaks vaatama, et ma aru saan, et see käib mingi tera järgi või vahetatakse kuidagi seal neid asju? Seal ei vahetata, aga enamus veskite puhul on võimalik jahvatusastet muuta ja jahvatusastme reguleerimine käib siis selle järgi põhiliselt, et milline on see kohviuba meil, millisel meetodil me seda kohvi valmistame. Et kui me võtame siin erinevad kohvi valmistamismeetodid, siis väga erinev jahvatusaste on näiteks filtrimeetodi puhul, presskannu puhul ja espresso meetodi puhul. Siin on üks selliseid kvaliteetsemaid käsiveskeid, mis jaekaubandusest Eestis saada on. Mis tema eeliseks on siis see, et siin on võimalik väga täpselt paika panna jahvatusaste. Siin on jahvatusaste on võimalik reguleerida siis selline laias laastusskaala, mida ülespoole ma selle hoovasid liigutan, seda peenemaks jahvatusaste muutub ja mida allapoole, kui ma näiteks valin, et ma soovin presskannuga endale kohvi valmistada, siis jahvatusaste peaks olema üldiselt jämedam ning valin siit jämedama jahvatusastme. Siia sisse tuleks nüüd kohvi panna siis kui palju, et kas ma tean mingi tassi koguse või ta ise võtab nii palju, kui mingi ajaga jõuab või siin on erinevad variandid. Siin on oma mahuti. Nüüd, kui ma olen selline igapäevane kohvitarbija, siis mida kiiremini ma selle kohvi siit ülevalt ära kasutan, seda parem on kohvi kvaliteet. Ja siin ongi 2 varianti. Kas ma käivitan ja lõpetan selle jahvatusaja ise või ma seadistan selle paika. Ja mida kauem ta käib, seda rohkem tuleb kohvi. Täpselt nii. Väga lihtne. Panen paika, et mul on vaja, et masin jahvataks mulle täpselt 6,2 sekundit kohvi. Kümnendiku täpsusega käib asi nagu. Täpselt. Vajutan nupule, aeg hakkab jooksma nulli. No kui kohvi on ära röstitud, ära jahvatatud, juba peaaegu et valmis ja nüüd on siin leti peal veel mingid sellised likööri moodi pudelid. Mis nendega teha? No, need pudelid nüüd kohvi ei sisalda, aga neid on võimalik kohvile juurde panna. Ja viimasel ajal on väga suurt populaarsust kogunud just kohvijookidele sellise maitse nüansi lisamine. Selleks mina eelistaksin pigem siis maitsesiirupeid, kus meil on tõesti väga suur valik erinevaid maitseid ning just piimakohvidele, miks mitte neid aeg-ajalt lisada. Ja siin asi põhimõtteliselt ongi väga lihtne, lihtsalt vaadata pudeli pealt, et mis maitset ta annab ja siis sortsuke kohvi hulka pärast. Täpselt nii. Oluline on see, et ei pandaks liiga palju seda kohvi joogi sisse. Ja loomulikult igal inimesel on oma maitse eelistused. Minu soovitus kohvijookide puhul on see, et sellised pruunid maitsed sobivad kohvijookidega paremini. Näiteks šokolaad, karamell, amaretto, Irish cream. Väga hästi. Aga nüüd, kui veel kokku võtta kuidagi väga arusaadavalt ja 5 lausega kogu see suur pikk kohviteadus, siis tuleks eelistada kohviuba, ise seda jahvatada ja on seal veel midagi puudu sellise hea kohvi saamiseks? Võiks eelistada kohviube ja kohviubade puhul ma soovitan kohe alguses mitte tõesti jääda ühele margile truuks, vaid proovida erinevaid ja alles hiljem langetada siis otsuse, et milline kohvisort oli kõige parem. Ning kui võimalus on, siis koduses tarbimises võiks eelistada väiksemaid kohvipakke. Väga hästi. Ja siit kohalt me lähemegi edasi järgmise saatega, kus siis võtame ette need masinad ja kogu selle muu teaduse poole, kuidas siis kohvijoast ikkagi hea kohvi välja tuleb. Tänu Totile pika ja väga põhjaliku jutu eest.
kes tahab, vaadake seda siis veel kord, sest et kui ikkagi selle karjuse nimi meelde hästi ei jäänud, siis näeb seda saate algusest.